Tere päevast! Täna loen sulle siit ühe katkendi Grant Cardoni raamatust Müü ise või müüakse sulle. Et seda raamatut tutvustada. Oktoobris meil toimus Sinilinnu tee lehel selle raamatu ettelugemine ja arutelu. Ja ma sulle siin maitseprooviks siis loen ka ette siit mõned katkendid. Ehk siis mida me peaksime teadma? Et kuigi autor keskendub siin raamatus peamiselt teenuste ja toodete müügile, aga ta ütleb ka ilusasti ära, et kõik meie elus baseerub tegelikult müügile või müügioskustele. Tean kaljukindlalt, et hea elu elamiseks on inimesel vaja teada ning rakendada samu oskusi, mis on igal suurepärasel müügiinimesel. Sa ei saa elus hakkama ilma suhtlemis, veenmis, läbirääkimis ega tehingu lukku löömise oskuseta. Ehk siis müügioskused on need, mida meil läheb igapäevasel suhtlemisel tarvis, siis kui me tahame teisi inimesi enda ümber mõjutada. Kuigi paljud on otsustanud, et müük ei ole lugupeetud tegevusala, võin öelda, et olen saanud veeta aega koos paljude ametite esindajatega, inseneridest ja pankuritest kuni näitlejate ja filmirežissöörideni. Ning kõik nad on oma karjääri üles ehitanud sellele, et nad on müünud ennast oma valdkonna tippu. Olenemata ametist toetub iga inimene müügile. Poliitik, kes tahab sulle meeldida ja sinu huviringi mõjutada, et libistaksid tema numbri hääletuskasti. Ta müüb ennast sulle. Töötaja, kes ihkab edutamist, peab ülemusele maha müüma oma väärtuse selle sama konkreetse ettevõtte jaoks. Treener peab meeskonnale maha müüma mõtte mängu võitmisest. Ettekandja müüb sulle päevapakkumist. Riidepoe müüja tahab, et ostaksid pintsakuga koos need 3 triiksärki ja 2 lipsu ja ka seda, et telliksid endale kaubamaja krediitkaardi. Müük ei lõpe iial ja hõlmab kõiki. Kõige paremini jäävad alati ellu need, kes oskavad müüa, veenda ja tehinguid teha, sõltumata sellest, mis tööd nad teevad. Ja juhul, kui sa oled lapsevanem, siis tegelikult iga jumala päev müüd sa ka oma lapsele mõne idee või mõtte sellest, et mida see laps tegema peaks või mis on talle kasulikum. Ja müügioskuste treenimise ning kasutamise juures on kõige tähtsam asi pühendumine. Ja autor ütleb niimoodi, et pühendumine on väga isiklik asi ja elus tulemuste saavutamiseks ning massist eraldumiseks on pühendumine vaieldamatult vajalik. Pühendumise puudumine võrdub tulemuste puudumisega. Probleem ei seisne töös, vaid probleem seisneb alati pühendumises. Otsustasin, et minust saab professionaal. Ühesõnaga, kuna ma nüüd päris algust ei lugenud ja sissejuhatust sa ei ole kuulanud, siis autor läks peale kooli lõppu müügitööle, sellepärast, et sinna ei olnud konkurentsi ja tundus, et kõik lähevad sinna, sellepärast, et seal ei pea midagi teadma ega oskama. Aga ta sai üsna kiiresti aru, et keegi ei saa seal eriti edukaks. Ja tema ka müüs siis, kui viitsis ja kui ei viitsinud, siis ei müünud. Ja nüüd me jõuame siiamaani, et otsustasin, et minust saab professionaal ja ma erinen kõigist teistest tüüpilistest keskmistest müügiinimestest. Sel hetkel muutus minu jaoks kõik. Muutus sekundi pealt ja maagiliselt. Kohe oli mul teine energia. Mu riietus muutus, tegevused ja harjumused muutusid, keelekasutus muutus ja seetõttu muutusid ka tulemused. See oli nii kõike hõlmav ja see oligi pühendumise maagia. Kui sa tahad milleski edukas olla, pead pühenduma. Sa pead olema 100% sellest haaratud, mida sa teed. Nii, et ükski teine teema ega tegevus sind ei köida. Ja nüüd autor räägib ühe enda elu näite. Ma ei unusta iial hetke, mil kogesin esimest korda pühendumise maagiat ja väge. Töötasin ühel suvel nafta puurtorni teenindaval meeskonnalaeval.
Olime Louisiana rannikust eemal merel ning istusime ja ootasime, kuni mõni puurtorn meid kuskil kutsuks. Et siis me sõidame sinna lähemale ja teeme seal siis seda tööd. Kui ma parasjagu tööd ei teinud, lõime aega surnuks üle reelingu kala püüdes. Et teisi tema vanuseid koolipoisse või äsja kooli lõpetanud poisse oli seal veel. Ühel eriti heal päeval õnnestus meil tekile vinnata sadu punaseid rihvahvenaid. Pardal neid piskusse jäässe pakkides kuulsin, kuidas teised meeskonnaliikmed plaanisid oma osa koju söömiseks viia. Mingil hullumeelsel põhjusel pakkusin välja, et ostan kõigi kalad ise ära ja pidasin plaani need mujal maha müüa. Sel ajal polnud ma elus veel mitte midagi müünud ega teadnud ka kala müümisest mitte kui midagi. Ma ei teadnud isegi seda, et kellele ma neid müüma hakkan. Ja teadsin ainult, et sisehääl ütles mulle, et keegi tahab kindlasti neid ilusaid värskeid punaseid rihvahvenaid osta. 100 rihvahvenad auto pakiruumis mõistsin, et mul on vaja leiutada neil endale turg, leida kliendid ja mõelda välja, kuidas neid kliente veenda rihvahvenaid ostma. Pidin kiiresti mõtlema, sest jää, milles kalad olid, hakkas sulama ja kui ma kohe kaubalaarist lahti ei saa, kaotan kogu palga ning auto. Püüdes parasjagu välja mõelda, kus kliente leida, meenusid mulle piiblimüüjad, kes käisid ukselt uksele ning kui pühendunud need noormehed olid. Päev hakkas õhtusse veerema ning otsustasin, et kui ukselt uksele stiil on piisavalt hea piiblimüüjatele, siis on see ka piisavalt hea mulle. Jää sulades kimasin ühest piirkonnast teise, kisades, et mul on värsket kala. Koputasin ustele ja selgitasin kiiruga, et kala on just sel samal hommikul lahest püütud ja parim, mida selle raha eest üldse võiks saada. Pärast elumajade piirkonna läbikammimist läksin äride juurde ja leidsin veel kliente ning müüsin kogu järele jäänud kala maha. Sain sellega hakkama enne, kui viimane jää jõudis ära sulada. Sel päeval sain teada, mis väärtus on pühendumisel. Mõtle nüüd selle peale hoolega, kui autor ütleb, et sel päeval ma sain teada, mis väärtus on pühendumisel. Minu pühendumus oli fantastiline. Ma pean sellega hakkama saama ja muid variante lihtsalt ei ole laadi pühendumine. Pühendumus võrdub tulemused, võrdub õnn. Teenisin paaritunnise kalamüügiga rohkem raha kui 2-nädalase raske tööga ja see sai teoks. Kuna ma olin otsustanud kalade maha müümisele pühenduda. Panin end olukorda, kus mul polnud muid võimalusi, sest kalad olid juba ostetud, ma oma palgaraha olin juba pannud nende alla, eks ole. Mul oli variant, kas kaotada kõik, kaotada kogu raha, sest et raha mul enam ei olnud, ma olin kalad ostnud. Kui kalad hapuks lähevad, peame need ära viskama, pean auto ka veel välja maksma, eks ole. Pidin need kas maha müüma või kaotama. See oli tee või sure olukord. Ja vaata meie see ürgaju, mis on evolutsiooni algusest saati arenenud, võitle või põgene reaktsioon, eks ole, et tegelikult see on meile omane, et kui sul on kriisimoment, siis sa hakkad leidma lahendusi, sa hakkad tegema asju. Pärast seda kogemust oli müügile maha müüdud. Tema ise inimesena, noormehena, oli siis müügiprotsessile maha müüdud. Aga professionaali ei saanud minust veel 7 aastat. Esimese asjana pühendu müümisele kui millelegi, mis on eluliselt oluline, olenemata sinu karjääri valikust. Ja loomulikult eriti, kui müümine on sinu karjääri valik, eks ole. Pühendu nüüd ja vaata, mis juhtub. Pühendumine on nagu maagia ja mitte miskit suurt ei juhtu enne, kui oled pühendunud. Enamik inimesi ei asu oma projekti kallale, et ma pean selle tehtud saama kohe stiilis ja seetõttu nad ka ei saa seda tehtud. Enamik inimesi ei pühendu iialgi fanaatiliselt ja seetõttu ei tee nad iialgi ka ise mitte midagi fanaatiliselt ega kirega. Nii, ja sellega ma praegu lõpetan, aga kui see teema sind huvitab ja et ma olen selle raamatu ettelugemise olen siis salvestanud ja seal on ka minupoolseid kommentaare ja vahemärkusi ja kui sa vaatad siia video alla, siit sa leiad lingi, mille kaudu sa saad need sisse salvestatud 22 osa endale soetada soodsa hinnaga koos minupoolsete kommentaaridega.
aitäh sulle, et sa kuulasid ja minuga koos siin inspireerud. soovin sulle ilusat päeva ja rõõmsat koos.